Tere, mina olen Tanel. Käesolevas Ergonomics osas uurime, kuidas maailmavaade seostub õnnelikkusega. Millise maailmavaate esindajad on kõige õnnelikumad? Kellel on parem vaimne tervis? Vaatame järgi. Nii, maailmavaade ja õnnelikkus. Ja, nagu thumbnailit tuletada võisite, siis konservatiivid on õnnelikumad kui liberaalid. See on teaduses hästi kajastatud teema. Siin on mõned näited teema käsitlusest teaduses. Miks on konservatiivid õnnelikumad kui liberaalid? Konservatiivid on õnnelikumad kui liberaalid, aga miks? Siin on USA õnnelikkuse näitajad erinevate demograafilistele rühmadele. USA's valitseb poliitiline värvisegadus. Punane on konservatiivide ning sinine liberaalide värv. 25 on kehv, 50 on hea, 75 on väga hea ja 100 on suurepärane. Üldiselt konservatiivid on õnnelikumad kui liberaalid. Konservatiivide näitaja on 68, liberaalide näitaja 53. See seos kehtib igas demograafilises rühmas. Meeskonservatiivid on selgelt õnnelikumad kui meesliberaalid, naiskonservatiivid on selgelt õnnelikumad kui naisliberaalid. See kehtib ka rassi lõikes. Valged konservatiivid selgelt õnnelikumad kui valged liberaalid. Mustad konservatiivid on õnnelikumad kui mustad liberaalid. Huvitav on see, et mustad liberaalid on õnnelikumad kui valged liberaalid. Me näeme seda siit. Mustad liberaalid 60, valged liberaalid 52. Üllatav on see, et mixed race või segarassist liberaalid on kõige õnnetumad, et nende vaimne tervis on kõige kehvem. Kui me vaatame seda vanuse lõikes, siis mida vanem on põlvkond või mida vanemast põlvkonnast on inimesed, siis seda parem on neil vaimne tervis. Et generatsioon Z, et need, kes on sündinud 97 või hiljem, nendel on kõige kehvem vaimne tervis, et nemad on kõige rohkem haavatavad. Ja vaikse põlvkonna esindajad, nemad on kõige parema vaimse tervisega. Ja jällegi, siin kehtib muster, et konservatiivid õnnelikumad, liberaalid mitte nii väga. Hariduse suhtes, et konservatiivid, kellel on magistrikraad või kõrgem, nemad on kõige õnnelikumad. Üllatav on see, et konservatiivid, kellel on keskharidus või vähem, siis nemad on õnnelikumad või rohkem eluga rahul kui liberaalid, kellel on magister või doktor. Et see on väga huvitav. Sissetuleku suhtes, et raha, see on õnn ja armastus, et mida rohkem raha on majapidamisel, seda õnnelikuma majapidamises ollakse. Raha mängib elus vaid rolli, raha see on jäävuspuus. 30 000 aastas USA kohta on puruvaesed, see on 30–45, et alla keskmise palga, see on siis 1–2 keskmist palka ja 100 000 on üle 2 keskmise palga. Ja jällegi, et huvitav muster. Puruvaesed konservatiivid on eluga sama rahul olevad, sama õnnelikud, kui 2 keskmist palka saavad liberaalid. Isegi kui ollaksegi religioossed ja usutakse, siis konservatiivid on ikka õnnelikumad kui liberaalid. Kõige kehvem vaimne tervis on liberaalsetel ateistidel ja agnostikutel. Abielu ja laste suhtes me näeme samad mustret, et konservatiivid on õnnelikumad kui liberaalid ja kõige kehvema vaimse tervisega on liberaalid, kellel ei olnud lapsi. Seksuaalse orientatsiooni osas heteroseksuaalsed konservatiivid on õnnelikumad kui heteroseksuaalsed liberaalid. Huvitav on see, et konservatiivsed homoseksuaalsed on õnnelikumad kui liberaalsed homoseksuaalsed inimesed. Ja biseksuaalsetel inimestel on kõige kehvem vaimne tervis. Et see 35 on ikka väga kehv näitaja. Asi on tegelikult palju keerulisem kui seal joonise peal. Inimesi ei saa tembeldada lihtsalt konservatiiviks või liberaaliks. Me kõik tegelikult asume skaala peal, et kes on natuke liberaal ja kes on väga liberaal. Näiteks siin on üks küsimus Ühiskonnauuringute Instituudilt.
mida nad kasutasid oma küsimustikus. Et poliitikas räägitakse vahel vasak- ja parempoolsusest. Kuhu te ennast sellel skaalal asetaksite, kus 0 tähistab vasakpoolsust ja 10 parempoolsust? Te näete, et vasakpoolseid ja ning parempoolseid on väga vähe, et enamik inimesi jääb siia keskele kuhugi. Ning kuidas see seostub vaimse tervisega? Siin lähevad asjad väga huvitavaks. USA andmetel on tehtud üks väga huvitav uuring. Egerik Teljel siin on too küsimus, et kas te olete käinud viimase aasta jooksul nõustamisel? Et äärmusliberaalidel on äärmiselt kehv vaimne tervis. Äärmusliberaalid, mõõdukalt liberaalid, need, kes jäävad vahepeale, natukene konservatiivid ja äärmuskonservatiivid. Et me jooniselt näeme, et need, kes on äärmusliberaalid, siis nende tõenäosuse käia teraapias on kordades suurem kui ülejäänud rühmadel. Et kui äärmusliberaali tõenäosus, et ta käis viimase aasta jooksul teraapias, on ligi 20%, siis tavalisel inimesel on see ligi 5%. Ma toon ühe näite kohalikust vasakäärmuslikust grupist. Hei, ma käisin eile teraapias ja peale seda kirjutasin luulelise essee. Miks ma vihkan valgeid 50-ndates mehi? Valged mehed 50-ndates. See on muster, see on tsükkel. Meie ehitame, teie lõhute. Meie tõuseme, teie lömastate meid. Ja ikkagi nimetate seda juhtimiseks. Te ajate julmuse segi õpetamisega, domineerimise juhtimisega, privileegi meritokraatiaga. Te oleksite võinud olla kaitsjad, te oleksite võinud olla mentorid, aga teist said väravavalvurid, kiskjad läikivates ülikondades, kasume enne inimesi, kontroll enne kaastunnet, ahnus enne õiglust. Meie ei ole pimedad teie kannatuste osas, aga teie olete pimedad meie omade suhtes. Men's rights groups are actually hate groups. No hate speech on campus. Okay. I came as part of my women's studies. Very frustrated. I was studying all today and I took time out of my studies to come here. 2 of my friends committed suicide and I want the peace of understanding why that happened. Wow. When did this happen? It happened about 2 years ago. It was one after the other like that. Did you expect to get some addressing of suicide issue at the talk here? Yes, I did. Ja pimedus võimu juures ei ole teadmatus, see on vägivald. Te peaksite meid kaitsma, selle asemel te kasutate meid ära. Ühesõnaga, valgeid 50-ndatest mehi kujutatakse koletistena. Jah, et üllatav on see, et see survegrupp ütleb, et nad on viha õhutamise ja stereotypiseerimise vastased. Kõige hullem selle asja juures on see tagasiside, mis ta sai positiivset tagasisidet. See on kõige ilusam rent, mida me siiani lugenud olen, millal need privileegi mürgised müürid ükskord ometi langevad. Inglise keele õpetaja küsib, et kas võib jagada? Olen inglise keele õpetaja ja saaks sellega ka tunnis töötada. Kui sukseid asju esitatakse noortele koolis, miks on noored masendunud? Viimase uuring andmete põhjal tundis kurbust ja masendust sagedamini kui kord nädalas viimase kuu jooksul koguni 40% tüdrukutest ja ligi 1/5 poistest. Need protsendid, et 40% ja 20% tegelikult pole siinkohal eriti nii olulisedki. Probleem on selles see kasvutrend. Kui me võtame, siis kui mina veel koolis olin, siis näitajad olid ju palju madalamad tüdrukute puhul. Poiste puhul on masenduse määr või näitaja samale tasemele jäänud, aga tüdrukute oma on järjest kasvanud. Me näeme seda Eestis, me näeme seda ka Ameerikas ja jällegi, et siin on väga suur vahe, kas noor on konservatiiv või noor on liberaal. Siin on Manhattani instituudilt andmed, et kuidas vastasid USA abiturendid. Et jällegi, et punane on konservatiivide ning sinine liberaalide oma. Et
konservatiivide näitajad on suhteliselt stabiilseks jäänud, et on nagu horisontaalselt sellel teljel. Ja liberaalide omad näitavad kasvutrendi. Et ligi 40% liberaalidest ütleb, et nad ei ole endaga rahul. Nad ei ole ka eluga rahul. Neile näib elu mõttetu, et ligi 40% noortest liberaalidest arvab niimoodi. Nad ka ütlevad, et nad ei oska või suuda elust rõõmu tunda. 40% neist näeb elu lootusetu. Neil on negatiivne enesekuvand, et 40% liberaalidest leiab ka, et neil ei ole millegi üle uhke olla. Nad leiavad ka, et nad ei saa millegiga hakkama. Nad leiavad ka, et nende elu on nagu kasutud, seal ei ole mõtet. Kõige hullem on vast siin. Iga teine noor liberaal leiab, et nad on hästi kasutud, et neist pole mitte mingit tolku. See on meeletu probleem, sest kehv vaimne tervis on tugevalt seotud suitsiididega. Kui vaimne tervis langeb ühiskonnas, nii meeste kui naiste seas, siis see toob kaasa ka suitsiidide arvu kasvu. Et mis võib olla noorte masenduse põhjuseks? Et siin, kui me seda joonist vaatame, siis tuleb meeles pidada, et korrelatsioon ei ole alati põhjuslik. Aga üldine trend on see, et need, kes rohkem magavad või kellel on parem uni, on õnnelikumad. Need noored, kes rohkem sporti teevad, on õnnelikumad. Need, kes rohkem näost näkku suhtlevad, on õnnelikumad. Kes on vabatahtlikud sagedamini, on õnnelikumad. Need, kes käivad kirikus, on õnnelikumad. Negatiivselt seostub õnnelikkusega pidev telefoniga rääkimine, videochatid, sõnumite saatmine, sotsiaalmeedia kasutamine, arvutiga mängimine, interneti kasutamine ja muusika kuulamine. See on jällegi see muna ja kana olukord. Äkki need inimesed on internetis ja kuulavad muusikat, sest neil elus mitte midagi muud ei ole. Et see ongi kõik nende jaoks. Et vaevalt, et muusika kuulamine internetit õnnetuks teeb. Köögivill, puuviljad, kehaline aktiivsus Eesti puhul pole olulised. Kehakuvand, et need, kellel on kehakuvandiga probleemid, on õnnetud, aga see on ka loogiline. Need, kes purju joovad, kanepit tarvitavad ja suitsetavad, on õnnetumad. See tuleb neile meeleheitest vaevalt, et suitsetamine kedagi õnnetuks teeb, aga neil ei ole lihtsalt midagi muud. Et see on nagu meeleheite tegevus. Te peate panema subscribe, like, teavitused, follow, share ja mis iganes, mis mul meelest ära läks. Nii, kas võrdõiguslikkus edendamine on naisi teinud õnnelikuks? Ja tundub, et ei ole. The feminist movement in this country promised women once that they could have it all. A successful career, financial success, and a family. But now, a controversial new study by the University of Pennsylvania suggests that women are less happy than men, despite all of the progress that women have made since the 1970s. Inez Ferre has our report. You've come a long way, baby. Women have come a long way in the last 35 years, but despite a movement that brought so much progress to American women, their happiness has dropped relative to men over the last 3 decades. The reason we find that surprising is that if you look across society, there's been a lot of social change that shifted things towards women. The data was studied by 2 researchers at the University of Pennsylvania who say a happiness gender gap is emerging. We look across age groups, across marital status, across labor force participation, across whether you have children or not, and we find that there's not a particular group of women who've become less happy, but rather all women across all of these categories have become less happy over time relative to men. Silas uuringus on, kuidas üldine rahulolu eluga on langenud võrreldes meestega. Kui meeste näitaja on siin horisontaalteljel 0, siis kui 70-ndatel olid naised õnnelikumad kui mehed, siis nüüd on langenud naiste näitaja alla meeste näitaja. See on üks uuring, mis kajastas meeleheite sagedust. Me näeme, kuidas noorte naiste seas on meeleheide sagenenud
alates 90ndatest. Harvardi professoril on selle kohta huvitav kommentaar. 10 years ago, you wrote, conservative women seem to be particularly blissful. About 40% say they're very happy. That makes them slightly happier than conservative men and significantly happier than liberal women. Yeah. The unhappiest of all are liberal men. Only about a fifth consider themselves very happy. That was true 10 years ago. Liberal women have overtaken liberal men as the unhappiest group. You find that particularly young women, very interesting new data show that white liberal women under 30 have almost a 6 in 10 chance of having been diagnosed with a mental illness in America today. It's a really big problem. And there's lots of speculation about what that has to do with politics, what has to do with race, what has to do with age, et cetera, et cetera. But what you find is that this is a group that's really, really struggling. And it's a pity because it's not good for them, it's not good for society, and that's what we see. So I don't think that being a political conservative is a panacea for being a happy person, but we see disproportionately these happiness and unhappiness effects in different parts of the population for sure. Siit tulenebki see võrdsuse paradoks. Mida suurem on võrdõiguslikkuse tase riigis, seda vähem õnnelikud on naised. Et kui on võrdõiguslikkuse tase kõrge, sood on võrdsed, siis subjektiivne heaolu tase on naistel madalam. Meeste subjektiivne heaolu tase on kõrge, aga naiste oma on madal võrdõiguslikus riigis. Kui me vaatame mitte võrdõiguslikke riike, meestel on nagu eelis, meestel on rohkem õigusi kui naistel, aga mehed ja naised tajuvad õnnelikust võrdsena. Et siin on uuring PISA-st noorte peal tehtud, et siin on Põhjamaad, Soome ja Rootsi, et seal, kus on võrdõiguslikkuse jaoks tehtud kõige rohkem, aga seal on ka õnnelikkuse vahe poiste ja tüdrukute vahel kõige suurem. Et 0,4 standardhälvet, 0,4 on päris palju juba, et selle peale tasuks mõelda. Mida vanemaks me saame inimestena, seda paremaks muutub meie vaimne tervis. Siin on neurootilisuse tase. Neurootilisus on siis inimese kalduvus tunda negatiivseid emotsioone nagu masendus ning ärevus. Kui me vanemaks saame, siis see neurootilisuse tase langeb. Siin on 3 riiki, Holland, Argentiina ja Pakistan. See on globaalne trend, et vanematel inimestel on parem vaimne tervis. Et tasub küsida, et mida vanemad inimesed teavad, mida noored ei tea. Mina tooksin välja 2 asja. What's the point? The world is a horrible place. Young people die of diseases. It makes absolutely no sense to try to be happy in a world that's such a horrible place. Yes. What? Yes, horrible things do happen. Happiness in the face of all of that? That's not the goal. Feeling the horrible. And knowing that you're not gonna die from those feelings, that's the point. Lisaks, nad teavad ka, et iga asja pärast ei tasu elus hulluks minna. Life's not a song. Life isn't bliss. Life is just this. It's living. You'll get along. The pain that you feel, you only can heal by living. Kordame siis, konservatiivid on igas demograafilises grupis õnnelikumad kui liberaalid. Need vahed tulevad eriti teravalt silma äärmustes. Äärmusliberaalidel on kõige kehvem vaimne tervis. Noored on kõige haavatavam rühm ning neil esineb ka kõige rohkem vaimse tervise probleeme. Naiste vaimse heaolu tase on alates 70ndatest langenud. Väiksema võrdõiguslikkusega riikides on naised võrreldes meestega õnnelikumad. Lõpetades positiivsel toonil, mida vanemaks me saame, seda paremaks muutub meie vaimne tervis.